Öelge nüüd natukene järele, kuidas teie koduõues see liikumine on? Kas käsi kaudu kombates ja vahel porilompi astudes või on teie jalgrada üle koduõue korralikult valgustatud? Teie stendis on niivõrd eril ja näolised mõnusad välisvalgused. Tunnistan ausalt, mina ei ole selliseid ennem näinud. Eks ole, tarbimise järgi tuleb teha valgusti. Endal otsisin taga hüppaega valgusteid, sellised ma nüüd pidi ise tegema, muidu ei saagi ja ongi roostvabast terasest aiavalgustid, mis valgustavad aina alla, et ka vähendada õue peal valgusreostust. Nii et teil on täpselt sama teema, mis paljudel Eestimaa meestel, et kuskilt ei leia, hakkad ise tegema ja ongi firma valmis. Päris nii ei ole, et aga idee on et ega kvaliteetset asja tuleb teha ja eks meil kvaliteedi peale päris palju rõhku on pandud. Et ajas kestvad, roostvaba ongi, et ta siis kestab see 30 aastat, 40 aastat ja ka valgusallikad, pirnid on vahetatavad eraldi, et ei pea olema LED-ribad, mis on hästi keeruline vahetada, et saame kiiresti vahetada klaasi eest ära ja on valgusallikas vahetatud. Selgita nagu tausta lahti nendele inimestele, kes võib-olla asjaga kursis ei ole. See tähendab, turul on olemas selliseid valgusteid, mis kui ta teeb klõps, siis kõige täiega. Ütleme, üldjuhul on odavad soodsad valgustid, kahjuks lähevad sinna kategooriasse, kus on pirnid on kinni kehitatud. Kui sa tahad vahetada üksik põleb läbi 2 aasta pärast, karantiin saab läbi. 2 aasta pärast võib-olla seda ettevõtet enam ei ole, sa valgusallikat vahetada ei saa ja sa peadki vahetama välja kõik valgustid õue pealt. Sest et juba 2 tükki läbi põlenud 10-st, samasuguseid juurde ei saa ja sa pead kõik välja vahetama. Need mudelid, mis siin stendis näha on, see on teie toodang või on veel kuskil sahtlis veel midagi? Mõtted on, nuputame juurde, hästi huvitavalt messil on ka väga ägedad tagasisidet, et mis võiks veel olla, et täpselt puude valgustamine natuke kaugemalt, et hakkame ka nende kallal töötama ja praegu on hetkel on need tooted, aga järelikult kogu aeg toodame edasi. Valgustite endi värvid, see on ka tegelikult tähtis, kui inimene paneb rõhku, ütleme, aiaruumi värvikujundusele. Absoluutselt, kuna meil on kõik valgustid on pulbervärviga värvitud, siis värvikaardi pealt kõik, mis on rallkoodid, kõike saab tellida erinevalt. Et küll valgustide kogus võiks olla vähemalt 10, et on mõistlik värvida, aga kõike toonja saab. Mõne räägi lahti ka see, et miks kõik teie valgustid on siin stendis betoonploki peale pandud. Siin oleks sisuliselt selle all OSB plaat oleks pidanud sama kinni kruvida. Betoon on hästi hea lihtsam eesmärgi pärast, et valgustit hea kinnitada ja ka muru niitmise puhul, et robotniiduk käib mööda kivi ääri ja ta niidab ära selle valguste ääred, et sa ei pea trimmeriga eraldi käima need valgusteid iga nädal vuntsimas. Ja väga tõsine märksõna siis lõpetuseks. Kui hangite endale õuevalgustit, siis mõelge, kas te tahate sellist, mida välja vahetada iga 5-6 aasta tagant või tahate sellist, mis kestab 10, 15, 20, 25 aastat. See on mõtlemisaine.